Tere kõigile! Mina olen Heli Künnapas ja jätkuvalt on käimas minu väljakutse, kuidas ma teenin 30 000 eurot. Et nagu ma eelmisel korral rääkisin, siis kogumisest sai hoopis teenimine, sest ma mõistsin ja tunnistasin, et ma pean olema võimeline teenima see raha, mitte lihtsalt kuskilt kokku koguma ja korjama. Nüüd tegin just NIP-i raamatu jaoks järgmise kuu artikli valmis ja lõin kokku siis esimeste kuude summad ja praegu on siis siiamaani kogunenud umbes 1000 eurot nendest tegevustest, mida ma olen projekti käigus teinud. Aga see on siis see summa, mis on käes praeguseks, aga tegelikult ma olen teinud mitmeid pikemaid projekte, millest siis summad laekuvad tegelikult alles suvel, nii et nagu hullu ei ole midagi, kõik on jätkuvalt hästi. Tänane teema või tegelikult selle nädala mõistmine oli, et nii minul kui siis sinul, kes sa tahad samuti selliseid ülesandeid täita, on vaja mõelda, mida minu käest küsitakse. Ehk et minu järgmine võimalus lisasissetulekut teenida on mõelda, mis on see, mille kohta minu käest nõuandeid tahetakse. Minu puhul on siis esimesed asjad, mis kohe meelde tulid: kirjastamine, ajajuhtimine, eneseareng on ja laiemalt ka, ja näiteks ettevõtlused, kuidas alustada ettevõtlust, just sellised alustamise ja sellele teele mineku teemad. Ja minu käest küsitakse pidevalt neid asju ja ma siis tihtilugu jätan inimestele vastamata, sest lihtsalt ma mõtlen, et ma pean tegema ju tööd samal ajal ja mul lihtsalt nagu ei ole aega, ma ei jõua selleni, et ma inimestele lihtsalt nõuandeid annaksin. Ma annan nii palju, kui ma jõuan, aga tihtilugu vaatan jälle, et jälle tükk aega vastamata. Ja nii ma siis see nädal avastasingi, et tegelikult inimesed küsivad raha selle eest, nad annavad nõu. Mina olen valmis maksma inimestele, kes annavad mulle nõu, mida mul on vaja. Ma ju maksan life coachidele, maksan finantsteadmistega inimestele, ma maksan neile, kelle käest ma saan teada seda, mida mul on vaja ja mis aitab mul edasi areneda. Aga ma ise olen mõelnud, et need teadmised on tavaline asi, et ma tean neid ja mis mõttes ma küsin raha selle eest, mida kõik teavad. Ja see nädal ma saingi aru, et kõik ei tea. Sama kirjastamine. Minu käest küsitakse nõu sellepärast, et need kõik ei tea seda. Küsivad need inimesed, kellest minul on rohkem teadmisi ja kellele minu teadmised on kasuks. Ja see oligi selline äratav mõistmine, et mul on asju, mida mina tean ja teised ei tea. Kuidagi see üllatab mind jätkuvalt kogu aeg, et kui ma mõistan, et kõik ei tea neid asju, mida ma tean. Kõigil pole neid kogemusi, sest me korjame enda kogemusi niiviisi jupikaupa ja siis need tulevad kuidagi loomulikult. Me ei saa ju oma teadmisi ja kogemusi kõiki korraga, vaid see teadmiste pagas kasvab niiviisi järk-järgult. Ja siis ongi enda jaoks kuidagi üllatus ühel hetkel, et mul on juba nii palju teadmisi ja kogemust, et võtame sama kirjastamise. Ma olen kirjastanud tänaseks nüüd siis aastast 2015 äkki või 15 ikka, on ju? 7 aastat või? Okei, matemaatika pole mu kõige tugevam külg kunagi olnud, aga seda on päris palju juba. Ma olen kirjastanud üle 30 raamatu ja seda on ka päris palju juba. Ma olen läbi teinud erinevad tõusud, mõõnad, mingid vead, õnnestumised. Ja see kõik ongi kogemus, mida ei ole sellel, kes hakkab esimest korda kirjutama või kirjastama. Ehk siis nüüd praktiliste sammude juurde jõudes, et mis ma tegin selle teadmisega. Mina hakkasin nüüd lõpuks kirjutama e-raamatut 30 sammu, kuidas kirjastada raamatut. See ongi see, mida mu käest pidevalt küsitakse. Me oleme teinud siin nii mina üksinda kui mõne teise isekirjastajaga koos, oleme teinud koolitusi ja inimesi jätkub, kes tahaksid teada selle teema kohta. Siis sama aja juhtimine näiteks ka, et samamoodi ma kuulen pidevalt, et kuidas sa jõuad, kuidas sa teed. Ja mul on teatud nipid, teatud asja, mis ma kasutan. Mul on süsteemid, mida ma olen arendanud edasi ja nii ma jõuangi, nii ma teengi. Ja jällegi, kui ma räägin enda nippidest teistele, siis on tihti, et kas nii saab ja kuule, et äge on ja väga hea, et see võiks toimida. Ja mul endal on jälle see, et aga ma ju kasutan seda kogu aeg, see on nii tavaline, et aastakümneid juba mõnda asja teen, on ju. Nii et nüüd ongi küsimus nii sulle kui mulle, et mis on see, mille kohta sinu käest nõu küsitakse? Kuidas sa saaksid selle lisatasuks teha ja lisatasu eest oma teadmised siis välja anda?
ja siis juba hulga parema meelega ja võib-olla parema kvaliteediga ka. Üks asi, mis nagu ilmselt on ka mind tagasi hoidnud, on vale arusaam, et kui ma jagan oma teadmisi, siis ma kasvatan konkurente. See on see, mida näiteks raha teemal ka, et rahatarkuse kohta, ma ju kirjutasin ka raamatu, et 30 sammu, kuidas laenuvaba eluni jõuda ja siis ka mõnigi ütles, et noh, et vaata need, kes teised tegelevad selle alaga, et noh, et ei taha nagu toetada, sest see on nagu endal konkurentide kasvatamine. Tegelikult oli vastupidi. Nendelt inimestelt, kes tegelesid rahateemadega ja siiamaani tegelevad, sain ma kõige rohkem toetust ja mõte oligi just see, mis nad ka ütlesid, et kui me rahatarkust levitame, siis on ju kõigil inimestel parem. Minul on parem, kui minu ümber inimesed on rahatargemad, teistel on parem, kui mina olen rahatargem ja kõigil riigil üldisemalt on ju meil lihtsam, mida rohkem on rahatarku inimesi. Nii et kui me sama kirjastamise juurde tagasi tuleme, siis mida rohkem on inimesi, kes teavad, kuidas seda hästi teha, seda rohkem on meil kõigil kvaliteetset kirjandust, mida lugeda, häid ilusaid raamatuid, mida siis lugeda, on ju. Nii et see konkurentide kasvatamine, see on selline vana suhtumine, et oma teadmisi hoida endale, sellepärast et konkurente ei kasvataks, sellega me oleme ainult enda tegevusele piirid ette. Ehk siis jah, tänane mõtlemiskoht, mida sinu käest küsitakse, mis on need teadmised, mida sinu käest teada tahetakse ja kuidas sa saad neid edasi anda niiviisi, et oleks siis kasu sulle ja ka neile, kellel sa annad edasi. Ma mõtlesin ja mõned nädalad tagasi ma rääkisin sellest, et ma pean mõtlema, kuidas oma teenused ja nii-öelda tooted siis kättesaadavamaks teha ja nüüd ma mõtlesin välja selle variandi, et ma saan kirjastuse lehele panna need ülesse, online koolitused, et panna üles siis need koolitused tellides saad nii-öelda faili, kus on siis YouTube'i peidetud link ja sealt sa siis vaadata seda koolitust. Et ma hoidsin oma koolituste teemat või see oli tagasi hoitud tükk aega sellepärast, et mul ei olnud lihtsalt kohta, kuhu neid välja panna ja kuidas neid nagu teha lihtsalt kättesaadavaks. Nii et nüüd on mul see välja mõeldud, et kindlasti see ei ole kõige ideaalsem variant, aga ma panin käiku selle variandi, et Helikirjastuse lehelt saab neid koolitusi osta, sest see on asi, mis ma saan kohe ära teha. Ma võin oma seda lugedes rikkaks lehekülge teha millalgi, kui ma jõuan, saan, aga see, et praegu mõelda, et ma hakkan seda lehte arendama ja ma panen veel sinna aega ja raha, mis tähendab, et inimesed sel ajal ka ei saa veel neid koolitusi osta ja neil osaleda, siis see nagu paneb jällegi selle seina ette. Ma pigem kasutan seda mitte ideaalset varianti kohe ja tegelen arendamisega edasi, kui see, et ma nüüd mõtlen, et mul peab olema ideaalne variant või siis üldse mitte midagi. Et see on ka üks asi, millega me tihti hoiame ennast tagasi, et ma teen kas ideaalselt või üldse mitte. Ja siis nii jääbki asi pigem tegemata. Liidud endavad. Nii vahva, kuulge, aga aitäh, et sa täna vaatasid nüüd seda kohtumist jälle. Mine õue, mõtle oma mõtteid, seal kindlasti tulevad uued säravad ideed, sest on selline vahva ja särav meil siin ümber. Nii et järgmiste kohtumisteni ja järgmiste tarkusteni. Kui sul on minule veel mingeid mõtteid, siis kindlasti võid jagada, sest kõik, mis aitaks mind ka minu eesmärgile lähemale, sest siis ma jagan teistega ja jälle kõik saame targemaks. Nii et kohtumiseni!